Tore on taas olla teiega ja tere tulemast finantspaketi teemalisele veebiseminarile. Mina olen Erol, mina olen Digmatics Estoniast, varasemalt tuntud ka kui BCS Itera ja räägime siis täna finantspaketist. Esimese asjana tahaks siis selgeks rääkida selle, et kellele ja milleks seda finantspaketti üldse vaja on. Ja selle mõte on selles, et meil on erinevaid lahendusi olnud juba pikka aega ja nüüd me paketeerisime nad ära. Tegime sellise väikse toreda asja, mida on mõnus kasutada ja millest abi võiks olla paljudele. Ja miks? Sellepärast, et finantsistid, raamatupidajad, finantsjuhid, analüütikud, kontrollerid, et nende või siis teie tööpäev oleks võimalikult stressivaba ja efektiivne. Ja see mõte paketeerida sellised lahendused tuli siis sellest, et et Business Central, ta tegelikult ju meeldib meile, ta meeldib finantsistidele. Aga nagu igal heal asjal on mõned kohad, mis ei ole nii ümmargused, nii lihvitud kui peaksid. Ja seepärast mõtlesime, et finantspaketiga aitame. Ja räägimegi lähemalt, et millistest lahendustest see pakett, mille me oleme siis loonud, millistest lahendustest ta kokku koosneb. Esimene lahendus, mis on mainimisväärne, on FinancePro äpp. See on siis nii-öelda profi tööriistade äpp finantsistidele ja õige pea teeme sellest pikema demo ka. Teine lahendus on dimensiooniparandaja. See on meil tooteportfellis olnud juba pikka aega, aga nüüd me lülitasime ta siis finantspaketi koosseisu. Manuste eelvaade, samamoodi olemasolev lahendus, panime paketti, automaatne arvete saatmine meiliga, selleks, et saata siis müügiarveid kiiresti ja murevabalt pärast konteerimist automaatselt erinevatele meiliaadressidele. Ja suhteliselt uus lahendus, sõidukite register, ehk selleks, et oleks hea ülevaade kõikidest ettevõtte sõidukitest ja sõidukite all ma ei mõtle ainult autosid, ma mõtlen ka veoautosid, järelkärusid, traktoreid, mis iganes profiiliga ettevõtte on, et sellest oleks siis hea ja mõnus ülevaade. Sellised on siis finantspaketi lahendused ja ilma väga pika sissejuhatuseta lähekski demo juurde. Nagu ma ütlesin, põhjalikumalt vaatame FinancePro lahendusi ja esimene asi on põhivaradest parem ülevaade. Ehk siis kõik, kes on Business Centrali kasutajad, teavad, et ma nüüd võtsin ette Business Centrali põhivarade loendi, et siin väga palju infot otse loendis ei ole. Kui sa tahad põhivara kohta rohkem infot saada, siis sa pead kusagile aruannetesse hakkama kaevuma. Aga me tahaks ju infot kohe kiiresti kätte saada, kohe peale vaadates näha, mis seis on. Ja sellepärast me tegimegi sellise asja, et finantspaketis on meil palju rohkem veerigusid kui standardis. Näiteks, kohe on näha, palju on põhivara jääkväärtus, soetusmaksumus, mis kuupäeval on soetatud, mis kuupäeval algas kulumiarvestus, millal on kulumi lõpukuupäev, mitu aastat kulumit arvutatakse, lähtuvalt sellest, palju on kulumi protsent, kui palju on aeg kulumi lõpuni järgi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk oluline info on kõik siin loendis olemas. Ja see tähendab seda, et kui sul on vaja saata Excelisse seal toimetada, sa saad kogu selle info siit ilusti kaasa ja seda vähem pead sa läbi aruannete hakkama otsima mingit infot, näiteks, et palju sul on mingi põhivara hetke jääkmaksumus, et sa ei pea seda hakkama kusagilt aruandest otsima, see tuleb sul siit
loendist kohe kiiresti välja. Mina isiklikult ei tahagi enam seda vana vaadet kasutada, nii et ma panen selle vana kinni. Nii, selline väike asi ja FinancePro ongi siis lahendus, mis hõlmab erinevaid väiksemaid funktsionaalsuseid nii-öelda ühte kokku panduna. Järgmine punkt, seotud dimensioonid. Ma võtan lahti ostuarved. Finantsistina me puutume väga palju kokku ostuarvetega ja vastavalt ettevõtte juhtkonna soovidele peame ju tegema aruandlust. Selleks, et saada head aruandlust, kasutame dimensioone. Kahjuks või kellegi õnneks Business Centeris on võimalik panna määramata hulk dimensioone. Aga see ei ole just meeldiv tegevus, kui sa pead kõiki käsitsi panema. No näiteks, oletame, et meil on ettevõte, kus iga ostuarve reaga peab panema kaasa, kes on see isik, kes on selle tehinguga seotud, äkki, et millise autoga see isik sõidab, kus riigis ta tegutseb, veel parem, millises piirkonnas, äkki ta on seotud ka mingi projekti või objektiga ja nii edasi, nii edasi. Ja sellisel viisil dimensioonide määramine igale reale, oletame, et meil on 10 reakaarve või 20 reakaarve, on siis pehmelt öeldes tüütu tegevus. Ja selleks, et seda olukorda teha efektiivsemaks, selleks, et dimensioonid saaks kiiremini külge, mõtlesime välja ja lõime sellise asja nagu seotud dimensioonide lahendus. Avan dimensioonid ja võtan isiku dimensioonid. Ehk siin on meil erinevad dimensiooni väärtused, näiteks mina ise. Ja nüüd on meil siin nupukene seotud dimensioonid. Seotud dimensioonid on mõistlik kasutada sellisel ettevõttel, kus erinevad dimensioonid saab nii-öelda fikseeritult teineteisega siduda. Ehk siis loogika on selline, et kui ma järgmine kord nüüd valin mingisugusele ostudokumendile või müügidokumendile või pearaamatu kandele või põhivara žurnaalis, valin selle isiku, siis ma saan kohe panna, et temaga tuleb kaasa autodimensioon, temaga tuleb kaasa näiteks mingi objekti dimensioon, temaga tuleb kaasa piirkonna dimensioon ja nii palju edasi, kui vaja on. Panen siin veel mõned külge. Nii. Paneme ülemuse ka, ülemuse mul on Heino täna. Nii. Ja sellise seadistuse ma saan teha igale dimensiooni väärtusele, mis kuulub siis globaaldimensioonide hulka. Ja nüüd olen tagasi siin ostuarvel ja valin selle sama isiku. Ja nagu näha, kõik need dimensioonid, mis ma olin pannud kui seotud dimensioonid, tulid nii-öelda vaikimisi kaasa. Loomulikult on mul võimalik muuta neid, eks ju. Nii et ta mind hoiatab ka, et seotud on teisega, kas tahad? Jah, muutsin ära ja näiteks selles projektis oli äkki mul teine ülemus, muudan selle ära. Nii et sellised seotud nii-öelda vaikedimensioonid, mis tulevad globaaldimensiooniga kaasa, selline on seotud dimensioonide lahendus. Soovitan kasutada, väga kiirendab oluliselt info sisestamist arvetele. Nii. Järgmine punkt on meil erisoodustuste automaatkanded. Erisoodustustega on üks teine keeruline lugu. Nagu finantsist teab, siis erisoodustused kuuluvad meil tasumisele siis, kui tehakse mingid kulutusi ettevõtte poolt töötajatele ja erisoodustusmaksude arvutamine on paras keeruline protsess.
siiani on seda saanud Business Centeris niimoodi hallata, et jah, kulu läheb erisoodustuste kontole, ütleme kuu lõpus võetakse sealt konto pealt see summa välja, näiteks siis leitakse, et erinevad tehingud kokku oli, ma ei tea, 500 või siis 5000, mis iganes. Ja seejärel tehakse siis käsitsi need arvutused ja pannakse kenasti täiendavad read žurnaali, täiendavad summad ja siis deklareeritakse ja makstakse maksud ära. Kuigi see lähenemine on täiesti aktsepteeritav, siis ma väidan, et see ei ole kaugeltki ideaalne. Ja sellepärast me oleme teinud sellise lahenduse, et kontoplaanis erisoodustuse konto peal saab sisse lülitada siin all sektsioonis määrangu, et tegu on erisoodustuse kontoga. Kui see on sisse lülitatud, siis saab määrata, millised kontod on seotud maksude arvutamisega. Ehk kuhu läheb erisoodustuselt arvutatud sotsiaalmaksu võlg, kuhu läheb kulu ja sama asi tulumaksuga. Ja kui riik otsustab mingil hetkel maksumäärasid muuta ja nagu me Eesti riigiga teame, siis siin maksumäärad ikka muutuvad, kas just iga aasta, aga ütleme üle aasta kindlasti, siis saab siin täpsustada vastavalt vajadusele. Ja kui ma olen määranud tulu- ja sotsmaksu kontod ära ja ma teen kannet, paneme näiteks 100 €, see on lihtsam jälgida, siis pealtnäha ei juhtu midagi, aga kui sa hakkad saatma arvet kinnitamisele või hakkad konteerima, siis konteeringu eelvaate käigus arvutatakse nüüd automaatselt maksud välja. Nagu näha, meil on saanud ühest reast päris mitu rida. Nii. Ehk siis mul on automaatselt maksud arvutatud. Milleks see veel hea on? See on hea selleks, et ma siin koheselt dokumendi peal näen ära, millised on selle tehinguga tegelikult seotud kulud. Ütleme, et ma olen ostuarve kinnitaja. Oma arust ma ju vanasti kinnitasin ka 100 € arvet. Aga tegelikult koos maksudega on summa peale vaadates kohe palju suurem, ehk circa 170. Nüüd, kui ma kasutan dimensioone, ehk mul on tehinguga seotud dimensioonid, siis täpselt samamoodi liiguvad dimensioonid kaasa ka nendele erisoodustusmaksude kannetele. Ehk mul on pärast võimalik saada korralik aruandlus, kus on iga tehinguga seosed kaasas ja ma saan õige tulemuse aruandlust kätte. Kusjuures üks väike nipikene ka, et seda sama lahendust saab kasutada ka ettevõtte tulumaksu arvutamiseks. Et kui jättes seadistus lihtsalt sotsmaksu määramat, saab hakata automaatselt tulumaksu arvutama. Nii. Periodiseerimise kanded sisukama infoga. Business Centralis on väga mõnus periodiseerimine. No näiteks mul on siin tehtud aastane Wall Street Journali tellimus, mida ma tahan siis läbi periodiseerimise tähise perioodika periodiseerida. Väga mõnus ja lähtuvalt periodiseerimismallist ma saan kirjutada periodiseerimiskande nii-öelda kirjelduse. Tavaliselt pannakse siis mingi informatiivne osa ja siis teksti muutujatena ehk protsentidena märgitakse juurde näiteks aasta ja kuu. Ja see kõik on tore, aga kannetesse, ma vaatan konteeringu eelvaadet, läheb siis selline info. Perioodika ja heal juhul siis aasta ja kuu. Selle lähenemise probleem on aga see, et ma ei saa pärast pearaamatu kannetelt seda infot hästi kätte. Mida ma siis ikkagi periodiseerisin? Jah, tore perioodika, aga mida täpselt? Ja siin tulemegi appi. Ehk on võimalik seadistusega lülitada sisse selline asi nagu lisarea kirjeldus periodiseerimise kannetele. Kui see seadistus on tehtud ja siis kasutaja on kirjutanud ilusti sisuka kirjelduse antud reale ja valime siit perioodika,
Ja kui ma nüüd vaatan periodiseerimise kandeid, siis on näha, et see reakirjeldus Wall Street Journal tuli kenasti periodiseerimisgraafikusse. Ka siis, kui ma teen ta ümber, eks ju, ütleme, et tegelikult ma tahan millegi pärast hoopis 3 kuu peale periodiseerida, töötab ka siis. Veel parem, ta ei olnud ju aastane nüüd, ta oli mul kvartali tellimus näiteks. Ja tuleb kenasti muudatus siia ka. Ehk periodiseerimiskande sisu jõuab tänu sellele lahendusele kenasti pearaamatu kannetesse. Ja kes me iganes meil pearaamatu kandeid vaatab, kas finantsist ise või audiitor, ta saab koheselt info kätte, mida on siis periodiseeritud. Ja see töötab siis ka nii ostu kui müügi poolel analoogselt seotud dimensioonide lahendusega ning ka žurnaalides. Nii, liigume edasi. Partnerite saldod saab kiirelt kätte. Miks on see oluline? Võtame näiteks hankijad. Meil on hankijates olemas vaikimisi, eks ju, võlasaldo. Meil on olemas ka veerg saldo. Saldo näitab siis, mis on hankija saldo aegade algusest aegade lõpuni. Aga me tegime selle juurde, et nüüd on olemas veerg saldo kuupäevaks kohalikus valuutas. Ja selle mõte on väga lihtne. Kui panna siia loendisse peale kuupäeva filter, ma näiteks panen saldot seisuga 31. mai, siis see saldo kuupäevaks näitabki mulle saldot seisuga 31. mai. Kui ma tahan mingi muu kuupäevaga, mis mul ei ole salvestatud, muudan lihtsalt kuupäeva filtrit või kasutan dünaamilist kuupäeva filtrit, ütleme näiteks 31.01. Ja numbrid mul jälle muutuvad, ehk saldo kuupäevaks näitab teist asja. Väga mugav kasutada, kui mind huvitab näiteks saldo eelmise kvartali lõpul, eelmise aasta lõpul, mis iganes. Saab jällegi kiiresti kätte ja ei ole vaja võtta mingit aruannet või saldo teatist. Saab tegeleda ainult selliste hankijate või siis ka klientidega, kelle saldo on tegelemist väärt. Ja nagu ma ütlesin, sama asi on siis ka klientide loendis täitsa olemas. Ja FinancePros on meil siis tööriistu veel selliseid väiksemaid. Näiteks ostuarvetele on lisatud selline väli nagu kinnitamise tingimus. See on lihtsalt väli, mille taga on tabel, kuhu saab ise juurde luua erinevaid määranguid. Ja selle mõte on siis see, et tihtilugu ei ole olemas sellist välja või sellist loogikat, mille alusel saaks Business Centralis automaatselt kinnituse ringi käivitada. Ja nüüd saab need tingimused nagu ise luua. Finantsist valib siia õige tingimuse peale ja vajutab saada kinnitusringile ja edasi juba rakendub standardloogika, mis lähtuvad sellest tingimusest, valib siis õige kinnitamise loogika ja kinnitamise ringi. Ja viimasena mainiks ära veel ühe väikse asja, ehk siis pearaamatu kannetes on rohkem lisainfot. Avan pearaamatu kanded ja siin on veergega vaikimisi palju, aga me panime siis mõned juurde. Võtan mingid värskemad kanded siit. Ja näiteks koorkonto nimetuse tõime juurde. Et muidu on sul, ütleme, kanne on tehtud, sul on kanne toimunud töötajaga T00 mis iganes. Aga nüüd sa näed ära, et kes see oli. Ja samamoodi sa näed, kui on olnud algallikas, hankija, töötaja, klient, põhivara, sa näed ära selle allika nime ka. Et sa saad jällegi, kui sa võtad pearaamatu kannete alusel mingit infot Excelisse või kusagile mujale, sul on kohe info olemas, sa ei pea hakkama kaevama, et kust, kelle tehing see on. Väga mõnus väike funktsionaalsus,
aga Finants Pro koosnebki sellistest väikestest toredest asjadest, mis teevad meie elu mugavamaks. Nii. Lähme vaikselt finantspaketi demoga edasi. See oli see esimene äpp ja nagu me mäletame, siis äppe oli mitu tükki ehk laiendusi, mis paketti kuuluvad. Vahepeal tuletan selle meelde, et meil on võimalik esitada ka küsimusi, et palun otsige üles küsimuste esitamise koht ja kirjutage julgelt sinna küsimus sisse. Lubame seda, et kui täna otse-eetris ei jõua kõikidele küsimustele vastata, siis vastame kirjalikult tagantjärgi. Nii, teine lahendus paketis dimensiooni parandaja. Dimensiooni parandaja on hädavajalik tööriist selleks, et saada paremat aruandlust tegelikult, sest tihtilugu me teeme kandeid, meil on palju infot vaja juurde panna, aga meil ei ole võimalik kohe äkki määrata õiget dimensiooni väärtust või me kogemata määrasime valeinfo. Näiteks, mul on siin pearaamatukanned, ma filtreerisin nad välja ja mis on probleem? Probleem on selles, et algselt oli finantsistil info, et Virgo ostis omale kommi, aga pärast tuleb välja, et Virgo ei ostnudki omale kommi, ta ostis kellelegi teisele kommi. Ja siis ta palub, et kuule, et ole hea, paranda nüüd see ära. No, parandame siis. Kõige tähtsam on algul välja filtreerida õiged kand, mida ma tahan üldse muuta. Mul on näha siin, et mul on 2 erinevat dokumenti. Mul on dokument 003 ja mul on 023. Soovime muuta ainult neid, kus on 023. Ning seejärel saan muuta dimensioone. Ja kuigi mul on siin praegune väärtus Virgo, siis Virgo ütles, et tema ei tahtnud kommi, hoopis Erol tahtis kommi. No väga hea. Muudame siis selle ära, paneme mind siia asemele. Ja kui see on tehtud, siit saab veel üle vaadata, milliste kannete dimensioonid muudetakse. Vajutan muuda, küsib, kas tahan? Jah, tahtsin. Ja ongi muudetud. Kuna mul oli filter peal, siis nad kadusid mul siit minema, aga ei ole lugu. Nii. Võtame siit selle filtri maha. Ja nagu näha, on siis muutunud ilusti dimensioon ära. Kui on kellelgi küsimus, kas see on kuidagi märkamatu protsess, siis ei, kaugeltki mitte. Asi on selles, et iga muudatusega jääb maha logi ja siin on näha, et isiku dimensioon on muudetud, millise kasutaja poolt, millal ja mis on vana väärtus, mis on uus väärtus. Logi on jälgitav ja nii-öelda audit trail on täitsa olemas. Dimensiooni parandaja on väga võimas tööriist. Ütleme, on vaja muuta ajaloolistel kannetel, on vaja muuta tuleviku kannetel, ei ole probleemi. Saab kas või paljudel kannetel ära muuta. Tehniliselt on teatud piirangud, aga eks need siis selguvad töö käigus. Nii. Manuste eelvaade. Kui me tegeleme ostuarvetega, siis ma kujutan ette, et paratamatult me tegeleme ka manustega, sest klient hankija saadab meile ju arve tavaliselt PDF-ina siis kaasa. Isegi kui meil tuleb e-arve, siis on jube hea vaadata, et millisel kujul hankija ise seda arvet nägi. Ja selleks, et manustega töötlemine oleks võimalikult lihtne, on meil siis tehtud manuste eelvaade. Eelvaade koosneb tegelikult 2 osast. Üks on selline nii-öelda factboxis või kiirkastis olev eelvaade. Ehk kui oletame, et mul on siin dokumendi asemel arve, ma vaatan siin arve pealt numbreid, infot ja samal ajal siin vasakul pool saan kontrollida, et jah, kirjeldus on õige, summa on õige. Ja teine asi
on siis nii-öelda üle ekraani eelvaade. Ma saan vajutada ka ava. Kui ma võtan ava, siis ta teeb mul üle suure ekraani lahti ja isegi kui mul on manusena pandud, nagu näha, paras 60-leheküljeline raamat, mul on täiesti võimalik ekraani peal seda lugeda ja saan oma töö ära teha, saan arvega lõpuni minna ja edasi liikuda. Seesama manuste eelvaade, eriti see suur eelvaade, töötab ka erinevate dokumentidega, ehk siis ei ole ainult piiratud PDF-iga. Ta võimaldab avada ka pilte, võimaldab avada Excelit, PowerPointi, Wordi ehk kõik, mis on manuseks pandud ja mis on brauseri poolt nii-öelda söödav, avatav, sellega saab siis manuste eelvaade hakkama. Manused on Business Centeris väga paljus kohtades ja manuste eelvaade jookseb siis põhimõtteliselt nendega kaasa. Väike näide, meilisõnumid. Võtan näiteks lahti saadetud meilisõnumid. Ma olen siin saatnud ühe arve ja siin all istub manus ja kui ma tahan seda vaadata, ma saan ta siit nupust ilusti avada. Standardis kahjuks sellist funktsionaalsust, ei tea, kas pole ette nähtud, pole sellele mõeldud, aga meie mõtlesime, et finantsistil oleks väga tore, kui ta saaks kiiresti manuseid avada. Nii, eelviimane lahendus siis finantspaketi osana on meil automaatne arvete saatmine meilile. Meili peale me tahame tegelikult saata võimalikult vähe arveid, sest me oleme ikkagi e-riik, me oleme e-majandus, reaalajamajandus, meil on reaalajamajanduse pakett. Saadame e-arveid, võtame vastu e-arveid, aga õnneks või kahjuks meil on jätkuvalt palju selliseid stsenaariumid, kus me peame saatma kliendile, näiteks paljudele eraisikus klientidele, arve meiliga kätte. Ja selleks, et meiliga arvete saatmine oleks võimalikult murevaba, oleme siis teinud sellise lahenduse. Kliendikaardil on võimalik määrata dokumendi saatmise profiil. Dokumendi saatmise profiil märgib siis seda, kuidas, mis kanalit läbi klient soovib mingeid dokumente saada. Ja kui me arvetest räägime, siis näiteks on valikus, et saata e-arve või ma olen teinud valiku, et saada meiliga. Mis see tähendab? See tähendab seda, et mul on võimalik nüüd märkida, et saada müügiarve meiliga automaatselt. Ja kogu lugu, kogu seadistus, valin selle siia ära. Ja edasi juhtub selline lugu, et kui ma nüüd teeme talle uue müügiarve. Teeme sellele kliendile uue müügiarve. Valime siit ühe mõnusa pearaamatu konto siia. Nii. Toore müük. Nii, vaatame kiiresti üle, kas kõik dimensioonid ja asjad on määratud. On määratud. Ja konteerime selle arve ära. Nii, tehtud. Arve on konteeritud arve teatavasti liigub meil siis konteeritud müügiarvetesse. Ja see arve on siis, mida ma praegu tegin, konteerisin ja nüüd jääb siia külge meiliga saatmise olek. Ja ta algul on, et ootab saatmist ja nüüd mul jookseb taga automaattöö, mis siis iga mõne aja tagant, näiteks poole tunni tagant või tunni tagant vaatab kõik need read üle, kus ootab saatmist ja üritab siis meiliga ära saata. Kui on saadetud, siis jääb siia maha, et millal saadeti ja samamoodi jääb siis Business Centerisse alles see meil, kellele
mida saadeti. Loomulikult on mul võimalik seda käsitsi ka käivitada. Ehk siis saada meilisõnumiga standardfunktsionaalsus teeb täpselt sama asja ära, aga ta kahjuks ei tee seda automaatselt. Nii, saadame minema. Näinud, info olemas, millal. Ja kui sul on äriprotsess selline, et paljud kliendid tahavad meiliga saada arvet, soovitan finantspaketti, soovitan automaatset saatmise funktsionaalsust. Konteerid ja tegelikult unustad. Kui on mingi tõrge, saad uurida, mis probleem on, proovida uuesti käsitsi saata, vaatad mailboxist järgi, et miks ei läinud, kas oli vale saaja, vale aadress, saad korda teha ja käsitsi uuesti proovida. Et see on normaalne. Nii. Ja viimase asjana, enne kui lähme küsimuste juurde, kellel on siis küsimusi veel tekkinud, pange julgelt kirja. Viimase asjana näitan sõidukite registrit. Meil on väga palju ettevõtteid, kus on palju sõidukeid ja kahjuks on meil ka omajagu neid ettevõtteid, kus on väga kehv ülevaade sellest, kellel millised sõidukid on. Selleks, et seda oleks parem hallata, oleme teinud siis sõidukite lahenduse. Sõidukite lahendusse on võimalik märkida kõik ettevõtte sõidukid. Valime siit loendi ka. Kõik ettevõtte sõidukid ja anna kirja oluline info, mis nende sõidukite kohta käib. Lisaks sellele, kui hakata sõidukit sisestama, saab kerge vaevaga näiteks numbrimärgi alusel avada ka taustakontrolli. Ehk siis kohe avaneb sõiduki taustakontroll ja saan siit info kätte, mis autoga tegu on, palju on erinevad parameetrid, mis iganes võimsused ja selle info saan kenasti Business Centralisse ära sisestada, kui peaks vaja olema. Me eeldame, et mingi info on olulisem kui teine, näiteks mootori võimsus on oluline selleks, et arvutada erinevaid keskkonnatasusi või siis ka seda automaksu, kes tahab ise arvutada. Siis kütuse liigi saab määrata, et kui ei sõida, bensiiniga võib sõita, eks ju, gaasiga või elektriga või diisliga. Saab määrata külge dimensioonid, et kui seda sõidukit hakatakse tehingutele valima, siis saab kaasa liikuda ka vastav info ja hakkab jooksma ka läbisõit ning väike selline kulude kokkuvõte vastavas perioodis. Nii. Kõik see kulude kokkuvõtte ja periood on seadistatav sõidukite lahenduse seadistuses. Samamoodi on siis seadistatav tegelikult ka see sõiduki taustakontrolli teenus, ehk kes kasutab mingeid teistsuguseid sõiduki taustakontrolle, näiteks kerenumbri ehk VIN-numbri alusel, siis saab siia sisestada, juhul kui tegu on URL-il põhineva taustakontrolliga, saab vastavalt parameetrile anda sisendväärtuse ette ja kiiresti leiab vastava koha üles. Siis ise saab luua nii palju sõiduki andmeliike nagu vaja. Ehk mina olen loonud praegu, et igale sõidukile võiks märkida kategooria, kes on kindlustaja, kes on liisingpakkuja, kes on vastutav kasutaja. Aga neid andmeliike saab siia ise juurde teha nii palju kui vaja ning siduda siis vastava tabeliga. Nii. Sõiduki kategooriate puhul on veel selline tore lugu, et siin saab ka siduda KM-toote konteeringurühma, ehk siis kui sa valid vastava sõiduki ostuarvereale, siis automaatselt süsteem teab, kas 50% tagasi või 100% tagasi. Ei ole vaja käia vaatamas kusagilt eraldi märkmikust, et oi, mis selle autoga oli. Kui sul on ettevõttes 3 autot, siis ma usun, et kõik teavad seda peast. Kui on 30, siis ma loodan, et peast kõiki 30 autot ei tea. Et seepärast on see hea vajalik lahendus.
Nii, mis veel? Ja saab siis kokkuvõtvalt ülevaadet teha, et panna näiteks, paneme viimase 3 kuu asjad. Nii. Ja siis hakkavad summad jooksma, mis näitavad mulle viimase 3 kuu, no mul oli detsember kuni veebruar andmeid. Niimoodi ma saan siis sõiduki haavalt kulusid vaadata, võrrelda ja oman infot. On ka loodud selline väike sõidupäeviku osa siin näiteks, et saame vaadata selliseid sõidupäeviku kandeid, lihtne sõidupäevik, et kuupäev, eks ju, näiteks panen terve jaanuarikuu korraga, eelmise korra lõppnäitajad on olemas, kirjutan vastava läbisõidu ja siis olemas. Loomulikult päris sõidupäevik peaks olema vähe detailsem ja soovitatav on üldse kasutada nii-öelda GPS-il põhinevat, aga siia saab siis info ära tuua, et oleks kuludest ülevaade vastu kilomeetreid. Ja sõiduki andmed, see on see, mis ma rääkisin, et vastutav kasutaja, kategooria, et see info saab ise seadistada, milline info on oluline ja siis saab kenasti info siit kätte ja saab ka loendist sellesama info kätte. Kasutaja, kategooria, liisinguettevõtte, mis iganes vaja on. Nagu näha, on seos ka põhivaraga, ehk siis seesama auto sõidukite registris istub mul tegelikult ka materiaalses põhivaras kui põhivara. Ja tänu sõidukite haldusele on siis kogu aeg info olemas, kes sellega sõidab, millal on selle masina järgmine ülevaatus, millised kindlustused millal lõppevad, eks ju. Näiteks siin on info, et kindlustus kehtib kuni aasta lõpuni, tore. Ja vastavalt sellele saab siis sõidukipargi haldaja võtta ette toimingud, uuendada kindlustust, tellida uued kütusekaardid, kui on hakanud aeguma, viia auto ülevaatusele ja nii edasi. Sellega on meil demo osa praegu kõik. Nii, enne kui me läheme küsimuste vastuste juurde, väike ettevaade tulevikku ehk millised tööriistad on meil plaanis veel lisada. Meil on olnud mõttes, et võiks teha automaatset vaikedimensioonid erinevatele registritele. No näiteks, et kui luuakse uus klient, siis automaatselt tekib kohe vastava tähisega kliendi dimensioon sinna külge, mis edasi kandub siis kannetele. Sama asi näiteks kaupadele või mis iganes suurematele registritele, põhivarad. Lisaks on meil plaanis teha vähe ilusamad arvemallid, et oleks kujundatud kenamini ja rohkema infoga ning ka maksegraafiku lahendus, mis võiks tulla nii müügi kui ostu poole peale. Aga sellest räägime siis lähemalt juba järgmistel kordadel. Kui on huvitavaid mõtteid, mida veel vajalikku võiks näiteks FinancePro lahendusse lisada, siis hea meelega kuulame ära. Aga küsimused-vastused. Täna on osalejaid palju ja on ka häid küsimusi. Nii, esimene küsimus. Mis erinevus on hankijate nimekirjas võlasaldo ja saldo kuupäevaks väljadel? Väga hea. Võtame Business Centrali lahti, hankijate loendi lahti. Vastus on, et sõltub, millise kuupäevaga me seda infot soovime. Et võlasaldo näitab siis seda, et millised arved on tasumata. Ja saldo kuupäevaks näitab siis vahet ei ole, kas arve on tasutud või mitte, ehk siis palju tolle kuupäeva seisuga oli meil saldo. Ja nagu ma rääkisin, saldo kuupäevaks sõltub meil filtrist. Paneme siia
teise filtri näiteks 31.05. Niimoodi. Ja kui ma vaatan siin seda võlasaldo nii-öelda filtrit, et mis filter siin lehel on, siis ta lihtsalt näitab mulle, et millised on nii-öelda avatud kanded selle hankija puhul. Kui ma aga vaatan saldo kuupäevaks, siis saldo kuupäevaks kasutab hoopis üksikasjalikke andmikukandeid ja siin me saame täpselt kuupäeva lõikes summad ka teada, et mis summad on kinni, mis lahti. Et sellepärast need näitavad erinevaid asju. Ehk siis päris saldo on ikkagi natukene midagi muud kui võlasaldo. Nii, teine küsimus. Kas erisoodustuste kontode kanded tekivad ainult ostuarvetega või ka pearaamatu žurnaalis tehtud PR-kannetega? Hea küsimus. No vaatame. Lähme peažurnaali. Vahepeal igaks juhuks räägin selle jutu ka ära, et käesolev veebiseminar läheb meil YouTube'i kanalile, ehk kellel on nüüd vaja kohe paari minuti pärast ära joosta, siis väga midagi kaduma ei lähe, kui te järgi vaatate YouTube'ist näiteks selle küsimuste osa. Aga kellel võimalik, siis vaadake lõpuni. Nii, võtame siia samamoodi selle erisoodustused töötajatele. Töötajatele tehtud erisoodustused. Ehk siis meil on see erisoodustuste konto määratud. Paneme siia. Niimoodi. Ja ma lasen siis teise poole. No vaatame. Paneme siia mingisuguse konto ka. Nii. Paneme dimensioonid külge. Meil tahtis saada sellist dimensiooni. Ja olgugi, et me kasutasime erisoodustuskontot, siis ta ei tee meile täiendavaid kandeid. Et ta on mõeldud ikkagi, et ostudokumendi peal tuleks kohe see kanne juurde. Sest kui sa oled juba žurnaalis, siis sa saad käsitsi neid siia ikkagi tekitada. Samas on huvitav mõte, äkki peaks küsima, et kui see konto on valitud, et kas luua siia automaatselt need read ära. Ehk siin tekib see teema, et mis on vastaspool, kui ma ta ühe reana teen. Seda peab natukene mõtlema. Äkki tõesti õnnestub natukene siia ka nuputada. Aga väga hea küsimus ja väga hea tähelepanu. Nii. Kolmas küsimus. Kui pole standardlahendus, kas võib järgmise uuendusega olla konfliktis? Teoorias on alati see võimalus, et Microsoft tuleb sama funktsionaalsuse peale, mida meie juba oleme teinud. Seda on ka varem juhtunud, aga konfliktida tehniliselt tegelikult ei lähe, sest Business Centeris on mõeldud selle peale ja tehniliselt on iga kood ja iga veerg nii-öelda eristatud, et sul võib mingi hetk tekkida olukord, kus sul tuleb näiteks, võtame siia selle pearaamatu kanded, et kui Finantspro on siia lisanud selle allika nime, et äkki Microsoft lisab ka allika nime, siis on sul siin lihtsalt sel hetkel 2 allika nime, et midagi katki sellest nagu minna ei saa. Kas pearaamatu kannetes saab muuta konto, kui algul oli valesti konteeritud? Selle kohta on kiire vastus, et ei saa. Ei saa, sellepärast, et see on selline liiga oluline koht. Ainuke asi, mida on lubatud muuta tegelikult, on siin kirjeldus.
meil oli siin kanded, et ostsin omale kommi, siis me saame tagantjärgi muuta ära kirjelduse, et ostsin Eeroolile kommi. Et seda on lubatud muuta. Kõik muud asjad vaikimisi lubatud muuta ei ole, aga dimensiooni parandaja võimaldab siis meil nüüd dimensioone muuta. Nii. Kas ostuarvel sisse tuleva dokumendi failidel töötab manuse eelvaade? Jah, täpselt nii. Ehk kui meil on erinevad sisse tulevad dokumendid, ma võtan siit ühe ostuarve äkki lahti, kus ma tean, et on. Kas sa olid siin äkki? Jah, siin. Ütleme, mul on siin sisse tuleva dokumendi failid, mul on tavaliselt kaasas see e-arve XML, saan selle ilusti lahti vaadata, mis siin sees on. Ja samamoodi ka siis arve PDF, et selle saan kenasti kätte. Et täitsa olemas, täitsa töötab ja tuleb siia alla ka. Saab ilusti sobitada õiget suurust ja nii edasi. Täitsa töötab. Nii, veel küsimusi. Kas manuste eelvaade töötab ka juhul, kui ettevõttel on kasutusel eraldi arvete menetlemise süsteem? Kas sealt liiguvad manused koos? Manuste eelvaade töötab kõik üle PC igal pool, kus on manused. Ehk siis ostuarved, manused, see manuste koht igal pool, kus on, siis seal igal pool on eelvaade juures. Kui on tehtud mingi erilahendus, mis ei kasuta nii-öelda standard manustatud dokumentide tabelit, on mingi oma lahend. Näiteks soomlastel oli üks Xflow lahendus, siis sinna me oleme küll juurde teinud nii-öelda lisandjupi, et manuste eelvaade hakkaks ka seal tööle. Ehk tasub proovida ja kui ei ole, siis tasub ühendust võtta ja saame aidata. Ja küsimus, kuidas saab infopaneeli laiemaks teha? Infopaneeli saab lihtsasti laiemaks teha juhul, kui on piisavalt värske Business Central. Ehk siis mina vaatan siin seda manuste eelvaate osa ja tahan laiemalt näha ja teengi laiemaks kogu lugu. Ja järgmisel dokumendil siis tegelikult samamoodi. Teda saab kuni ütleme peaaegu pooleni ja siis saab kitsamaks teha, et nii palju seda ruumi on. Ja nagu räägitud, siis kui on sellest ka vähe, et ei näe hästi, siis saab siin natukene sisse ka zoomida. Meil on siin, sõltuvalt muidugi brauserist, on siin zoomi nupud olemas, et saab vaadata vähe täpsemalt, et mis numbrid siin siis olid. Et sellised võimalused on ja üle lehe eelvaade on siis ka olemas. Vot. Nii, aga aeg on meil juba mõned minutid tagasi otsas. Aitäh kõigile, kes osalesid. Minul oli väga tore tutvustada uusi võimalusi. Ja info on meil siis uuel kodulehel olemas ja on ka vanad kohad endiselt alles nagu apps.itera.ee ning muud ei olegi. Keda huvitab, palun võtke ühendust, paneme peale, proovime ära lahendused. Oma projektijuhilt saab kindlasti info, et palju maksab ja kaua saab tasuta proovida. Ja kohtume juba järgmistel veebiseminaridel või seminaridel. Aitäh!